Kell on 15:52 ja nagu näha, on väljas juba päris valge. Aga jah, homme on siis siukene tore päev, et saab jälle mööda Eestimaad ringi sõita ja vaadata siis erinevaid Eestimaa looduskauneid kohti ja nimelt lähen ma siis homme filmima. Mida täpsemalt kahjuks öelda ei saa. Küll aga on üks vinge seiklus ees ja võib-olla näitan teile veidikene seda kohta ennast ka, kuhu kohta ma siis homme täpsemalt lähen ja seda ümbruskonda, et seda ma ikka näidata võin, et see ju keelatud ei ole. Aga lähen siis oma elus sinna teist korda ja kui kaua meil seal läheb, reaalselt ei tea. Ma usun, et terve korralik võttepäev, et hilistundideni välja, aga võib-olla saame ka varem hakkama, et mis ja kus ja nii edasi, seda juba lähemalt siis homme, kui ma sõitma hakkan. Võib-olla katsetan siis seda laivi tegemist ka siin samas YouTube'is. Et olen siis üle tavalise OBS-i seda laivi YouTube'i varem teinud, aga niimoodi, et otse siis telefoniga seda veel teinud ei ole. Ei tea, mis kvaliteet see on, nii ja naa, sest selle aktiveeringu tegin ma ära ja seal oli siis siuke teade, et kui sul on jälgijaid ainult 50 kuni 1000, siis on limiteeritud vaatajate arvuga see, et see on YouTube'i reeglid muutusid siis juulikuus. Mida see siis täpselt tähendab, kas näidatakse ainult 2-3 inimesele või läheb suuremale audientsile, seda siis on juba homme näha. Aga ma arvan, et ma homme teen laivi siin YouTube'i kanali peal ja üks eripära oli veel siis, et kui see live nagu lõpeb, siis ta automaatselt ei uploadi ega jäta seda siis järelvaatamisse, vaid paneb selle privaatseks. Ehk siis sa saad nagu selle ilmselt üle vaadata ja kui kvaliteet sobib, siis lasta siis selle online'i ka teistele vaatamiseks, kes siis sel hetkel kohal ei olnud, kui live käis. Ja kuidagi kiirelt on see nädal läinud. Võitlen jätkuvalt uneprobleemidega, unetusega, kuna ma näen iga päev eranditult unenägusid ja ikka niimoodi, et siukesi verd tarretavaid, et ärkad üles ja enam magama minna ei tahagi. Või siis on teine probleem, et kui lähed nagu normaalsel ajal magama, siis ärkad kell 2 üles ja nii edasi ja tagasi ja ümber ringi, et üks pidev taidlemine. Küll aga on tavaliselt see uni kõige parem, kui ikkagi minna magama sisuliselt tunni aja pärast, ehk siis kella 5 ajal ja teha üks kella 7 üks korralik, kuidas seda nimetatakse, iluuni või siukene väike puhkemoment, et see refreshib korralikult akusid ja tänu sellele ma siis nagu ülevalt iksungi. Aga kui see vahelt ära jätta, siis ilmselgelt on produktiivsus 0 ja kuna mina teen õhtuti reeglina oma montaažitööd niimoodi, et kui on normaalne inimene magama läinud, siis mina monteerin erinevaid videosid ja kukun siis reaalselt kuskil 2-3 vahel ära, nii et hommiku 6 läbi veidikene on äratus, kui ma juba varem ei ärka. Aga selline trall on kestnud juba pea 20 aastat, nii et ilmselgelt on unerütm ikka korralikult sassi läinud. Vot selline väike mõttevälgatus siis tänasesse õhtupoolikusse ja homme juba siis ma arvan, et ma teen laivi. Katsetame selle laivi versiooni siin ära ja kes muga kaasas on, seda saab juba homme teada. Ja kui ta on nõus, siis on ta ka laivis kas või korraks. Nii et sulle aga ilusat õhtu jätku ja mina jään siia külma autosse nüüd siis ootama, kuna see auto ükskord soojaks saab. Tšau!